esimene ettekanne, esimene kõneleja, mul on hea meel siis ette paluda. Eestis juba kaua ilma teinud meie üks lugupeetud tipp-poliitikuid, kelle ettekanne pealkiri on, et miks ema pojale meeldib. Siim Kallas, palun. Aitäh ja tere hommikust kõigile. Moderaator Hannes ütles, et tuleb lustakas konverents. Esialgne minu etteaste pealkiri oli, miks isa armastab ema, ja see oleks kindlasti olnud lustakas teema, aga kui ma hakkasin seda etteastet kirja panema, siis ta nii lustakas ei saanudki ja see teema muutus. On hea, et elus on palju armastust ja armastus on see, mis tihti ka raskustest välja aitab, aga mina sõnastasin selle ettekande pisut ümber ja küsin endalt, miks ema pojale meeldib, miks poeg emale meeldib, miks poeg emale meeldib, miks ema lastele meeldib. Kus kohast siit läheb? Pildid ka ikka, aga ilma piltideta ei tule midagi. On. Jah, ilma slaidideta tänapäeval ei saa ühtegi loengut peetud. Ja kuidas muutub ema ja laste suhe ajas, millal hakkavad lapsed mõistma ema südant? Liidia Koidula kirjutas luuletuse, mida me kõik teame ja mis meie hinge nii sügavalt puudutab. Ema süda, kui ta oli ise vaid 22-aastane ega olnud tal endal veel lapsi. Lugesin seda luuletust uuesti ja mulle tundub, et mida aastad edasi, seda rohkem see hinge sisse läheb. Ema oleks ikka nagu elus. Ma mõtlen talle tihti mõtlen üldse oma vanematele. Koos Kristiga mõtleme meie mõlema vanematele. Nad oleksid väärinud paremat elu. Meie emadel olid ka plaanid, nagu ikka noortel inimestel. Nad tahtsid rohkem lapsi, nad tahtsid reisida Euroopas, nad tahtsid õnnelikku elu. Saatus oli nende suhtes karm ja ebaõiglane. Minu vanemad abiellusid 1940. aastal ja elasid koos kuni isa surmani 1983, 43 aastat. Minu ema kaotas sõja ajal 2 väikest last. Kristi vanemad abiellusid aastal 1948 ja elasid koos kuni ema surmani 52 aastat. 25. märtsil 1949 viidi Kristi ema, kes oli 27 aastat vana, koos 6-kuuse tütre ja 49-aastase emaga Siberisse, kus nad elasid 10 aastat. Ja siin on pildil sellel aastal, kui Kristi läks kooli Siberis. Meie lapsed oleme põhimõtteliselt igavesti võlgu oma vanematele. Eriti oleme me võlgu oma emadele, sest neil pole oma laste murede eest mitte kunagi ega mitte kusagile taganeda. Eriti suur on see võlg meie põlvkonna vanemate ees, meie emade ees, sest ajalugu oli just selline, nagu ta oli. Eelkõige ema kaudu kandus minuni ka endiste aegade hingus mälestus eelmisest Eesti Vabariigist. Minu ema, isa, minu vanaisa oli Eesti Vabariigi algusaegadel silmapaistev mees. Ta oli vabariigi sisekaitseülem, kaitsepolitsei ülem, Kaitseliidu ülem. Ema uskus kaljukindlalt, et iseseisvus tuleb tagasi. Ta säilitas reliikviaid, oma isa aumärke, raamatuid, sealhulgas nimed marmortahvlil, August Kailiti Isade maa, Saksa ajal välja antud Eesti rahva kannatuste aasta. Kui meie perekonna läheduses oleks olnud mõni inimene, kelle sarnaseid kirjeldab Sofi Oksanen näiteks raamatus, kui tuvid kadusid, ja see oleks saatnud pealekaebuse kuhu aja, oleks tulnud suur pahandus. Mõte emale ei kao aja jooksul. Ma mõtlen ikka, mida ta täna minust mõtleks. Kas ma olen hea poeg? Minu emal oleks suhteliselt ükskõik, milline on minu tööalane karjäär. Ta vist käsitleks minu edukust kui paratamatut ja loomulikku. Kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli, ütles ta mulle, no jah,
Keskkool kuldmedaliga, ülikool kiitusega pole halb. Ta ei kiitnud mind kunagi. Aga mis teda kindlasti kõige rohkem huvitaks, oleks, kas ma olen hea isa, hea vanaisa, hea abikaasa, kas ma olen korralik inimene. Emad hoolitsevad meie eest, see on loomulik ja looduslik paratamatus, et ema vastutab esimese ja peamisena oma laste kasvatamise eest. Ikka on ema see, kes peab loobuma huvitavatest kohtumistest, kes ei saa endale lubada meelelahutusi, sest kodus on laps või lapsed. Millal mõistavad lapsed emade vastutuse ja hoolekogu suurust? Kas mõnel juhul seda üldse mõistetakse? Millal mõistame meie, mehed ja isad, emade vastutuse kogu suurust? Millal ja kuidas jagame me emadega seda vastutust oma laste kasvamise eest? Lihtne on, kui isa on alati ema kõrval. Kui õnnestub 2 inimese, 2 lapsevanema kooselu. See on kordumatu eksperiment. Tänapäeva ühiskond kehitab õlgu, kui emad kasvatavad oma lapsi üksi. Seda peetakse peaaegu normaalseks, pigem tavaliseks. Kristlik kirik on olnud karm abielusidemete kaitsmisel. See on just naiste ja emade jaoks mõnigi kord ka traagiline olnud. Kirjanikud on läbi aegade armastanud konflikte naise, ema ja perekonnaelu reeglite vahel. Kas emadel on täna kergem? Maailm on täis vabadusi ja võimalusi. Pole karme rituaale ja reegleid, mis kedagi segaksid. Aga ema võtab sülle, ema loeb unejuttu. Aastal 2003 käisin välja emapalga idee. Just nii see idee algselt kõlas. Et väärtustada emasid, kes käivad tööl. Et siduda lapsi kasvatavad emad paremini töötava ühiskonnaga. Et edukalt töötav naine ei jääks lapsi muretsedes ühiskonnast eemale. See muundus vanema hüvitiseks ja on senini meie ühiskonnakorralduse osa. Niisugust asja mujal Euroopas kusagil ei ole. Aga oli vastuseis emapalgale, oli ja on märkimisväärne tänaseni. Üks väide oli ja on, et see on mingi rikaste soosimise ettevõte. Aga hoopis olulisem on, et sellele vastandati lastetoetusi. Emapalga vastandina nähakse lastetoetust. Justkui ema ei loe, justkui laps ilmub ei kusagilt. Ja pangem tähele, kas me ei ole mõnikord tunnistajaks olukordadele, kus lapsel on alati õigus ja emal ei ole õigus? Kas me ei vastanda niiviisi lapsi emadele? See on mõtteviisi küsimus. Belgias pannakse lapsed lastesõime juba mõnekuuselt. Pidavad hea olema, ei hakka ema järele igatsema. Olen kahjuks kaotanud 1935. aastast pärit Nõukogude arhitektuurialbumi, kus elumaja oli nagu vabrik. Tsehhid laste hoidmiseks, vabriksööklad, tsehhid 2 inimese magamistubade nime all laste tootmiseks. See oli mõtteviis, lapsed vanematest lahku nii kiiresti kui võimalik. Mis edasi saab? Eraldame emad isadest, eraldame lapsed emadest, ülistame lapsi, võtame vastu seadusi laste õiguste kohta, paisutame lastetoetusi ja unustame emad. Määrame emad üksindusse. Ei ole midagi hullemat inimese üksindusest. Oli ju allidel aegadel ühiskond, kus kogu võim kuulus emadele. Sest ema oli midagi kindlat, midagi, millele sai toetuda kogu ühiskond. Meie muutuvas maailmas, meie muutuvas perekonnaelus on ju ka täna ikka nii, et ema on midagi kindlat, kohane aru saada just täna läheneva emadepäeva ees. Kas ema pojale meeldib? Meeldib siis, kui ema ta sülle võtab, meeldib vanemas eas, kui enam ema sinu kõrval ei ole. Aga kui sa mõtetes ikka tema juurde saad minna, kõrvutada omi mõtteid ja arusaamu tema omadega nii, nagu nad sul meeles on. Aitäh!